Aedlinnad. Mis need on ja kus need leidub? Eesti Keele Instituudi ühendsõnastik kirjeldab aedlinne kui peamiselt aedadega väikeelamustest koosnev linnaosa või asula. Need on hõredalt üles ehitatud, rohelised ja rahulikud elukeskkonnad, kus linn on segatud loodusega. Aga aedlinna idee ei sündinud Eestis ega Nõukogude Liidus. See au läheb Inglismaalt linnaplaneerija Ebenezer Howardile, kes aastal 1898 visandas esimese aedlinna kontseptsiooni. Neid oli algselt rajatud Inglismaal ja Ameerikas. Laialt arvatakse, et sellised kogukonnad hakkasid Eestis välja kujunema alles suvila gruntide ja aianduskooperatiividega Nõukogude ajal, kuid aedlinnasid on Eesti kaartidel märgitud juba esimese iseseisvumise ajast. Otepää, meie talvepealinn, on tegelikult juba muinasajast olnud tuntud paik. Ajaloos oli see esimest korda mainitud Odenpee ja Odempe nime all Henriku Liivimaa kroonikas. Algul ehitatud linnus oli juba 13. sajandi esimesel veerandil Ugandi võimukeskuseks muutunud ning juba järgmisel sajandil oli teatud juba Pühajärve ümber kujunust eestlaste küladest. Need moodustasidki algse Otepää aedlinna. Tänapäeva aedlinn kujunes pigem välja Nõukogude ajal ning 2012. aastal loeti kokku 182 maja. See just ongi omapäraselt üks parimaid näiteid Eesti aedlinna elust ning kes paremad kui kohalikud, et sellist lugusid jagada. Ma olen Ene Kelder, endise nimega Mihkelsoo ja kui võtta veel vanem nimi lihtsalt, Mihkelsoo oli pärast eestistamist, aga ennem oli Michelson. Pärit olen ma Võrumaalt. Otepääle tõid sõjajärgsed aastad, vanemad. Olen Otepää elanik Hillar Kelt. Elan Otepääl aedlinnas. Mul on oma firma ja mul on oma kodu. Nende kahe maja vahe on 30 meetrit, nii ei ole mul palju käia tööl ja kodus. Silver, aedlinna põliselanik 76. aastast. Siin sündinud ja kooliaastat kuskil vahepeal ära käinud. 3 aastat Valgas ja 3 aastat Tallinnas, aga kogu aeg nagu ikkagi põliselanik siin. Aga kuidas elu siin isegi välja näeb ja kuidas on see koht tähtis? Suvel kirju ja talvel ka kirju, aga 2 hooaega on täitsa rahulik. Kirju ja rahulik. Ta on ikkagi kõlava nimega üks esimesi Eesti Vabariigis välja mõeldud ka koht, mille kohta on isegi oli reglement ja põhiseadus tehtud. Otepää aedlinn. Aedlinn on kõige tähtsam asi seal. See on juba kuskilt mõisaaegadest tehtud see küll. Mõisjärad ju tegid siia Pühajärve parki, sinna kus laululaval oli ju kuursaal või laulusaal, kus inimesed saidki käia. Oligi mõisjärade poolt mõeldud, et kus linnarahvas liiklus ja käis. Ja siis hakkas sealt see. Kuid pärast teist maailmasõda hakkasid asjaolud muutuma. Sõjajärgseid aastaid võib pidada tänapäevase Otepää aedlinna vundamendiks, mil kogukond hakkas õitsema ja rahvas kogunema. Sellest ajast muidugi on muutunud väga palju see aedlinna osa, sest ma alustasin või õigemini perekond, mina ei alustanud tol ajal küll mitte midagi. Perekond asus elama Kolga tee 10 ja nagu siis olid ajad, ühes toas ainult elasime. Ja kui tulid 65. kuni 70. siis hakati väga palju ehitama juurde ja siia aedlinna osa peale, kus ma praegu olen ja elan, siia hakati ehitama natuke varem juba ja siis mind hakkaski huvitamas see, et miks siia tulid inimesed pärast sõda ja mis inimesed need olid, kes tulid siia elama. Tollel ajal inimesed, et ära elada, pidid pidama loomi, niisiis põldudele karjatati lehmi ja aedlinna ehitus algas praktiliselt siin
pargipoolses osas. Ja kui ma selle ideega välja tulin, et ma hakkan uurima seda, miks need inimesed siia tulid, siis mu vanem poeg naeris. Lapsed tollal rääkisid omavahel rohkem kui meie vanemad, kellel ei olnud lubatud, eriti kes teadsid, et palju rääkimine ei ole hea, parem pea suu kinni. Ja vanem poeg siis Mart hakkas naerma, ütles, ja mis sa arvad, kes siia tulid? Noh, need, kes olid Vene vangilaagrites olnud, Saksa sõjaväes, metsavennad ja teised sellise taustaga inimesed. Ja nii oligi. Nii välja tuligi esimeses raamatus, mis ma kirjutasin või kogusin siis inimeste andmeid, olid tõepoolest väga, väga põneva saatusega inimesed. Need inimesed tõid algse elu Aedlinna. Nad alustasid Otepää kogukonna kasvu. Kuigi tänapäeval on paljud neist kodanikes hulgast lahkunud, nende järeltulijad ja uued põlvkonnad on üle võtnud. Ei, ma arvan, lapsel on kindlasti siin hea rahulik elada. Et ma siin ju nõudsin ka seda, et siia 30 ala piirang tekiks, et lapsed ja asjad saaksid rahulikult rattaga sõita ja pargis käia ja olla. Et see logiseb paika kuidagi ise, et tekivad ikkagi need inimesed, kes nagu tahaksid siin elada. Mitte ei ole see siukene koht, et mul on apartament, kord, seal restorani tehti ju, see ei hakanud tööle. Et nad ei hakka ka siin tööle. Aedlinna üks suurimaid õnnetusi. 2016. aasta jaanuaris maha põlenud 3-korruseline spa-hotell Bernhard. Selle taga kahtlustatakse süütajat, ka omanikku. Siin elamise jaoks on vaja jätkusuutlikkust. Aedlinna jäävad püsima need, kes päriselt pingutavad selle nimel. Kuid kuidas on see kogukond lähisajal muutunud? Seda on nagu vähemaks jäänud. Et vanasti siin ikkagi tehti töid ja asju palju koos, aga nüüd on see no, eks see on nagu elu paratamatus, et kõik läheb jällegi tööd ja asjade kätte, et aga vanasti võeti koos palju ette ja tehti koos. Aga see on nagu see on elu paratamatus, kaob igalt poolt niimoodi ära. Kui ühiskonna koostöö hajub ja naabrid ei veeda enam nii palju aega koos, on kohalikud siiski leidnud viise seltsi elu alles hoida. Paratamatus ei tähenda kadumist. Vahepeal peab asju lihtsalt teistmoodi korraldama. Ma tegin Aedlinna seltsingu. Mitte seltsi, vaid seltsingu. Ja selle tegin aastal 2011. Ja võt sealt sai mul mõtteed, aga kas üldse ei peaks nagu Aedlinna inimesi, et me oleme umbes nagu ääremaa siin Otepääl. Kuidagi hakata neid rohkem nagu esile tõstma. Ja tegime seltsingu. Seltsingul oli mul täiesti põhikiri. Eesmärgid olid tuua kokku perekonniti inimesi, vanavanemad, vanemad, lapsed, teha ühiseid üritusi. Ja meil oli plaanis alati tähistada vastlaid, tähistada jüripäeva. See jüripäev tavaliselt võistlusega, vastlad muidugi kelgutamisega. Suvel suur võistlus siin samas lähedal oleval staadionil oli siis koos vanematega, lastega ja iga-aastaselt. Ja sügise ma lõpetasin alati tänuüritusega Aedlinna rahvale ja tegin see tänuürituse, siis ma olin juba mõned korrad Ameerikas ära käinud ja kuna nemad seda tänupüha väga suurelt tegid, siis leppisin ka kokku, et hea küll, et meie viimane üritus saab tänupüha ajal olema ja võtsin siis kõik need inimesed siin enda pool vastu. No selliseid toredaid üritusi jätkus seniks, kuni me lõpetasime Aedlinna seltsinguga tegevust, sest Aedlinnas alustas uus noorteüritus, Otepää Aedlinn tegevust. Ja kuna nad võtsid täpselt samad üritused üle, kopeerisid kõik need samad asjad, vastlapäeva, suve koristuspäeva, kevad-maikuu koristuspäeva, siis Jüriöö jooksu ja ka see suvevõistlus ja siis ma leidsin, et pealegi hakkas see vanemate põlvkond juba nagu ära kaduma vaikselt. Aga kogukond ei koosne ainult selle rahvast ja üritustest. Isegi kui naabruskond enam ei aita end sama palju kui varem, on see ikka iseseisev ühiskond.
Selle suureks ankuriks on Aedlinna ettevõtlus. See edendab kohalikku turismi ning majandust. Külalismajadest ja hotellidest rääkimata on Tamme äri Aedlinna silmapaistvaim esitlus. Kauplus ja baar, see on hetkel siin viimane püsiv toidu ja muu tarbepood, kus tavarahvas ka koguneb ning aega veedab. Ma ei tea, kas ta väga oluline on, aga mingi osa ikka käib Aedlinnas siia poodi. Et saavad osta siit kõik hädavajalikud, leiva, saia, piima, õlle, viina ja mida veel vaja on, suitsupaki ja et rohkem poode Aedlinnas ei ole, et kui ma alustasin, oli siin Aedlinnast 4 poodi. Nüüd on ainult meie Tamme äri ainukene siin. Et kui see ka ära kaob, siis ei olegi siin poodi enam. No omal ajal ta mõjutas rohkem. Siis oli kohe siin nagu kutsuti seda staabiks, kes siin baaris istusid. Aga need on juba enamus mulle alla läinud nüüd. Ja neid uusi põlvkonna rahvas siin enam ei käi nii palju. Ja kes siin kokku saavad, võib-olla istuvad välja ja joovad mõne õlle ja lähevad laiali, et nagu seda nii suurt kokkusaamist nagu oli, ütleme, 90-ndatel ja 2000-ndatel. Nüüd selle viimase kümnendil 2015-2025 on ikka jäänud vähemaks nagu siin. Seda seesistumist ja sünnipäevade pidamist ja üksikud ikka päevad siin ka sünnipäevi. Kuni 10 kohta on mul baaris ja istuvad ja aga neid on vähemaks ja kui oli tol ajal. Tol ajal oli ikka nagu rohkem neid siin käijaid istujaid, kes iga päev käisid ja ma olen juba pensionär ja eks see aeg saab ükskord läbi ja siis ei ole Aedlinnas enam ühtegi poodi midagi. Lihtsalt läheb see viimane pood ka kinni. Mis aastal see juhtub, kas järgmine aasta või ülejärgmine aasta, seda ma ei tea, aga see kindlasti juhtub. Et lihtsalt ma olen juba pensionär ja naine pensionär, kahekesi oleme jäänud ja poodi pidanud. Me ei saa ka lõputult siin töötada. Esialgu ei suudame, aga ega see... No kõige rohkem, ma arvan, praegu on 33 saab täiselt, kõige rohkem vast 35. Ja siis on ikka lõpp juba 2 aasta pärast. Otepää majanduses hoiab suurt tähtsust turism, eriti Aedlinnas, kus Pühajärve ääres on iga aasta korraldatud erinevaid üle-eestilisi ja isegi rahvusvahelisi üritusi. Peamiselt muusikafestivale need toovad läbi hooaegade külastama 10 000 inimesi. Aastal 1994 hakkasid siis siin Pühajärve rannas need piispartid ja allul käis rahvast suht vähe. Aga näiteks aastal 2000 oli juba see Tamme tänav, nii nagu Viru tänav Tallinnas, et mingi 20 000 oli juba osavõtjaid ja kogu aeg keegi sagist tänaval edasi tagasi, et oli väga palju rahvast ja siis 2005 oli jälle ainult 4 või 5 000 ja siis lõpetati ära, et ei tasu pealt ära enam. Ja siis oli väga palju neid narkomaane 2005, kes siin Puusilla peal müüsid narkotsi ja siis said tund aega müüa, siis tulid edaliides politseinikud ja viisid nad ka minema. Ja narkootikumi nagu tolle liikus nagu rohkem ja nüüd nagu ei pane seda enam nii tähele ja kes käisid poes, osaled ikka silmad seisid peas ja oli nagu jah, ja rahvas oli kuidagi nagu agressiivsem ja kaklusi toimus ja lõhkumisi ja Rahvas on kogu aeg ikka meelitatud Otepää Aedlinna. 2000-ndate alguses, kui Beach Party ajad hakkasid lõppema, tuli selle asemel uus üritus. Pühajärve Jaanituli, mis on tänapäevaks kujunenud Eesti ühe kõige populaarsemaks Jaanitule festivaliks noortele. Ka hiljem, 2010. aastate keskpaigas ilmus Retro Best. See kujunes välja nostalgiliseks ajastu elamuseks, kuhu kuulavad nii maailmakuulsad vanad staarid kui ka meie kodumaised 80. ja 90. hittartistid. Retrofestil vastu mul pole midagi. Sinna koguneb soliidne seltskond. Jaanipäev kahjuks on kujunenud noorte joomapeoks väga suurel määral. Ja ma pean küll ütlema, et Tanel Samm, kes seda asja veab, monstermuusikust, ta on väga palju teinud ja me oleme selles suhtes väga palju omavahel suhelnud, et seda Aedlinna elu ka muuta normaalseks nendele, kes Aedlinnas elavad.
nii et see liikluse korraldus ja kõik see siin viimasel aastatel, mis on tehtud, on kõik tänu sellele, et me oleme suhelnud Taneliga väga põhjalikult, ma hakkasin temaga suhtlema juba tegelikult varem. Siis kui oli alles see beach party ajad. Ja siis oli ka väga palju tegemist just sellega, et need inimesed tungisid vägisi sulle majja, minul on siin pargiala, mis on mul erastatud. Täitsa üks daam kuskilt, no ilmselt Tallinnast, sõimas mul läbi, et mis nii palju maad ja ma ei saa oma telki panna, kui ma ütlesin talle, et see on mul eramaa, et ma ei soovi seda, edaspidi hakkasime piirama seda lihtsalt lintidega oma maad. Nüüd on ikka korraldus palju paremaks läinud ja mingid vetsumajad ja asjad välja mõeld, prahti ei ole enam. No talutav. Siis ma olin noorem, mind ei häirinud. Aga vanemaid inimesi kindlasti. Aga eks Aedlinna inimesed kogu aeg siukse kaootilususega harjunud, et õpivad kähku. Aga nüüd on praegu näiteks viimasel aastal läks juba väga rahulikult, inimesed teavad seda, kontrollid on väljas, sõita saab sinna ja ainult teatud piirkonnas. Ja siis sel aastal Silver Eljand suutis ka välja ajada nii-öelda Aedlinna elanikele liikluskaardid. Et neid ei peatataks iga kord kinni, vaid lihtsalt kui nähakse seda kaarti, siis lastakse su edasi, siis teatakse, et sa lähed koju. Sest kui ma möödunud aasta tulin klassi kokkutulekut Tehvandilt ja klassivenna poeg tõi meid autoga, siis 4 korda peeti kinni ja küsiti, kuhu lähete, millisesse parklasse. Kuni ta lõpuks tüdines nii ära, et see viimase koha peal siin teatas, et ma lähen koju. Ja siis see korraldus nüüd on tõesti tänu Silver Eljandile palju parem. Viimased kuskil 10-15 aastat enam ei tähelda siukest asja pidude ajal, et narkotsi nii palju tarbitakse ja rahvas nagu ei ole enam nii kakleja ja vihane, võib-olla toimub nii kakluse ka, aga vähemalt. Ei ole enam nii hull. Ja rahvas on kuidagi sõdalikum ja need on uus põlg on noori peale tulnud ja need on kuidagi nagu viisakamad ja sõdalikumad kui tolle aja rahvas. 33 aastaga on jah juba uued põlvkonnad peale tulnud ja nad on kuidagi viisakamad ja käituvad paremini ja kaklusi ja kõike nagu vähem ja. Aga muidugi öösiti magada ei saa, et see 2 ööd, mis see pidu toimub, selle 4-5-ni pannakse see punn põhja ja siis ikka väga raske magada. Kestab kuskil 2-3-ne, siis siin Aedlinna rahvas väga palju kindlasti magada ei saa. Nii palju täidib ikka. Ja suured peavad. 33 aasta jooksul juhtub igasugu asju. Ma pean nüüd minema teenindama, keegi tuli poodi. Kuigi inimesed ja nende lood tulevad ja lähevad, on Otepää Aedlinnas üks asi pidev. Kõik pöörleb ümber looduse. Isegi Aedlin ise koondub Pühajärve äärde. Otepää kõrgustiku suurima järvena on see olnud muistsetest aegadest inimestega ümbritsetud ning selle tekkega on mitu lugu. Üks nendest kirjeldab, et suur ja kõike nägev Munameel elav taevaisa oli kuulnud inimeste palusid ning äikese pilvedega vihma toonud. Vesi kogunes ühte suurde lohku ning tekkinud järve peeti pühaks, saigi nime Pühajärv. Kuigi see on üks mitmest erinevast müüdist, on seda järve õnnitlenud paljud ja isegi tema pühadus, 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso seda külastanud 1991. aastal. Läbi aegada on Pühajärve rannad olnud parajaks sihtpunktiks turistidele ja kohalikudele, kuhu 50ndates ehitati rannakohvik, mis ikka seisab tänapäeval. Lähisaastatel on ka huvi pakkunud taliujumine, eeskäes Otepää taliujula. Sest see oli mu järgmine projekt Pühajärve taliujula, sest ja selle ma tegin ka algul Aedlinna nime all, sest meil ei olnud veel see taliujula registreeritud. Ja nüüd on seda taliujulat tõepoolest ja ujujaid olnud juba 5 talve järjest. Ja vaat selles projektis on tõepoolest inimesed, kes väga hoolega ja väga jätkusuutlikult on see projekt ellu ka läinud, sest seltskond on praktiliselt keskealised inimesed ja
vanemad on ka nooremaid ja vaat seal on meil ka jällegi iga-aastased traditsioonid ja neid me tõesti peame. Kusjuures lisaks sellele, et me kõik ikka talvel ujumas käime, me käime alati pühapäeval, on teada, et kell 11 hommikul terve grupiga koguneme Aedlinna või tähendab Pühajärve taliujulasse, et siis grupp ka koos oleks. Ja tõepoolest see on pühapäevast pühapäevani. Ei ole vahele jäänud ühtegi pühapäeva ja selle sama Aedlinna seltsinguga, mis nüüd saab sel sügisel 5-aastaseks, oleme küll teinud väga põnevaid üritusi. Meil on alati, kuna me alustasime sügisel ja miks me alustasime? Sellepärast, et mina olen käinud ujumas kogu aeg. Lapsena juba oli meil tavaline Pühajärve ääres ujumas käia, Sõsasaarele ja tagasi ujuda. Keegi ei ütlenud midagi, vetekastet ei olnud. Siis veel, kui meie lapsed olime. Ja jäi see ujumine ikka niimoodi, et kuni kevadel varakult läksin vette, sügisel kuni jäätulekuni. Ja kuidas ma kutsun seda Otepää rahva kokku? Panin Otepää Teatajasse artikli pealkirjaga Suvi läbi, supelhooaeg algab. Ja kuna pealkiri on selline natuke intrigeeriv, siis mõtlesin, et näis, kes siis tulevad ja mida nad ootavad. Tuli 10 inimest esialgu kokku. Nendest 5 on jäänud küll siiamaani käima ja kuna me alustasime Estonia katastroofi päeval septembris, hea on alati taliujumisega alustadagi sügisel, siis on nagu see üleminek talvele lihtsam. Lihtsalt niisama talvel vette hüpata ei ole päris mõistlik. Ja tegime selle grupi ära. Ja kuni siis lõpuks oli vaja ka jälle põhikiri teha ja grupp registreerida ja me tegime siis ta MTÜ-na ja siis ta tuli selle taliujumise alt välja, sest et vaja oli ikka talle oma nimi, Pühajärve taliujula MTÜ. Ja vaat seal on ka üritused, mida me oleme teinud igal aastal, rahvas tuleb kohale ja täitsa põnev on. Aga taliujula ei ole ainult igapäevaseks ujumiseks ja üritusteks. Viimased aastad on iga talvehooaeg siia toonud talisportlasi, kes osalevad Pühajärve taliujumisvõistlusel. Ja ühel heal päeval, parasjagu oli märtsikuu, ilus ilm oli, võtsime päikesse, mina olin ujumas ära käinud, paar naist olid veel seal kaasas. Vaatame, järve pealt tulevad 3 naist suusatajad, suuskadega. Tuli välja meie grupi naised, aga nemad otsustasid, et nemad käivad enne ujumist suusatamas ära. Käisidki. Siis hakkas idanema see mõte, et võiks teha võistlused ka. Ja samal aastal tegimegi siis aprillis viimase jää ujumise võistlused, kus siis distantsid olid teateujumine, paaris teateujumine. Esimene osa tuli joosta sillale, siis teine ja siis pärast seda tuli vette minna ja ujuda kaldale ja siis järgmine sai sama asja teha, joosta ja kaldale. Ja siis oli lühike distants, oli kuskil see basseini pikkus ainult ja pikk distants oli nii-öelda jää ääre ujumine. See tähendab, et nii palju nagu jääd lahtist oli, seda äärpidi tuli ujuda. Ja viimaseks oli siis vees seismine, liikumatult vees seismine. Esialgu olid niimoodi, et ega need saime küll endale väga hea peakohtuniku, rahvusvahelise kategooriaga peakohtuniku, aga ta ütles ka, et järgmine kord teete, et siis peab ikka natuke rohkem organiseerima. See esimene oli õhinapõhine. Organiseerisime siis järgmine kord juba paremini ja nüüd on meil siis 4 korda tehtud ja rahvast tuleb tohutult kokku. Pühajärve taliujula on rohkem kui lihtsalt suplemiskoht. Võistluste ja ujumisega kaasnevad ka erinevad üritused, mis külmal hooajal hoiavad Aedlinna koos. Talvel muutub palju ning sellega ka kogukond. Rahulikum on, et jäävad lõpuks jalutavad daamid koertega, kes muidugi ka suvel on, aga jääb rahulikumaks, aga nüüd, kui veel
februaripäike natukene kõrgemalt hakkab käima, et siis satub siia siukesi, kas nad sealt läbi pargi või kus nad siia tulevad, satuvad siukesed suusamatkajad ja vanad inimesed, kes nagu rahulikult naudivad ilma ja rahulikku keskkonda. Praegust mingi ei ole lumeolud ka kuulnud, aga tihti lumi, kitsad tänavad asjad. Meil on küll lund rohkem, eks ta, vanasti oligi see, et oli laupäeval või reedel laupäeval siia mingid suusamõnusid asju nautimad, siis kõigepealt küteti asja. Oli näha, et need suvilad, aga tihtipeale need suvilad on muutunud tavaelamisteks. Ikka aidatakse ja kui vaja minnakse appi ja ikka siuke kokkuhoidlik kogukond. Need turistid on siukesed, kes siit läbi sõidavad suuskade ja seljakotiga, tali matkajad asjad, aga enamasti vist ei ole turistid. Ma ei tea, ega nende öömajade käive või on ka nagu langenud vist. Türgis on odavam puhata või võtta. Plus veel, et kõik söögikohad ja asjad ju on väga ära kadunud. Villar paneb ka poe juba tavapäeval 6:30 paneb kinni. Sees nagu kogu aeg elades ei saagi võib-olla aru neid elusid ja valusid. Ja rahulik. Nii küll. Tuntud kui Eesti talvepealinn, Otepääl on külm hooaeg kindlasti mõnus. Seda on Aedlinnas ka näha. Enne sõnul on siin alati vapustavalt ilus. Pühajärve park on jalutamiseks valgustatud, teed väga hästi lahti aetud nii, et saab isegi lapse vankriga käia, kui ka sportlastel joosta või lihtsalt jalutada oma lemmikloomaga. Peale Pühajärve taliujula tegevust toimub Otepääl palju erinevat talisporti, näiteks rahvaralli, 2 võistluste etapp jaanuaris ja IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp märtsis. Nendel aegadel on turism ikka nähtav, kuid Aedlinnas on see kindlasti vähem. Peamiselt peatutakse talvel majutuskohtades rohkem ning rännatakse välja loodust nautima. Ka külmaga on kogukond ikka ühinenud. Inimesed tunnevad üksteist ja vajadusel pakuvad abi naabrile, kuid see peamiselt toimub läbi väiksemate tutvusringkondade. Just nagu Ebenezer Howard enam kui 100 aastat tagasi planeeris, elab tema idee edasi ka täna. Otepää on sellest hea näide, kuid see ei ole ainus Eestis leiduv aedlinn. Nii nagu need juba mitu põlvkonda on olnud, jäävad aedlinnad siiani püsima. Kuigi kogukonnad muutuvad ning asjaolud on erinevad, ei tohi selliste ühiskondade tähtsust alahinnata.